Täna ristiti Saaremaal Baltic Workboatsi laevatehases riigilaevastiku uus mitmeotstarbeline töölaev Kratt. Tegemist on Eesti esimese suure töölaevaga, mille peamiseks kütuseks on biometaan ning mis on lisaks varustatud akupangaga elektrijõul liikumiseks. Uus laev suurendab riigi võimekust täita merel erinevaid ülesandeid, vähendades samal ajal laevastiku tegevuse keskkonnamõju. Meil on vaja katta väga erinevaid funktsioone riigilaevastikus, nagu teadusuuringud, reostustõrje, poide, vettepanek, veest väljavõtmine. Nii et see on ideaalne lahendus, et ei pea mitut erinevat laeva tellima, vaid saab panna tänu tänapäeva tehnoloogiale kõik ühte multifunktsionaalsesse laeva sisse. Riigilaevastiku peadirektori Andres Laasma sõnul on riigile kuuluva laevastiku järkjärguline uuendamine hädavajalik, et tagada riigi mereliste ülesannete täitmise võimekus. Tänased peamised töölaevad on keskmiselt 30–40 aastat vanad ning nende töökindluse säilitamine muutub aasta-aastalt keerulisemaks ja kulukamaks. Uus töölaev Kratt aitab seda olukorda leevendada. Eriti oluline on see, et see laev on väga täpselt disainitud Eesti mereoludesse, Eesti jääoludesse, Eesti veeteede sügavusse ja see on täpselt see, mida meil vaja on. See on rätsepa ülikond ja ma olen kindel, et see teenib Eesti riiki parimal võimalikul viisil. Teadlaste käsutuses on ligikaudu 50 ruutmeetri suurune märg- ja kuivlabor koos uuringuteks vajaliku laeva statsionaarsete tehnika ja seadmetega, sealhulgas merevee läbivoolusüsteemi, proovivõtuvahendite, töökohtade ja seadmete ühendamise võimalustega. Laeva tekil on vajalikud seadmed ja kinnitused uurimisvahendite, konteinerite, poide ja põhjajaamade veeskamiseks ning väljavõtmiseks. Laeva pikkus on 38 meetrit, laius 10 meetrit ja maksimaalne kiirus kuni 11 sõlme.